teha, siis võib-olla mõni otsustas jälgida hoopis interneti teel ja kui kõik on nii nagu on, siis tõenäoliselt see link meie kodulehe pealt Facebookis ka läheb. Seda kuuleb hiljem, ma kardan. Ma võin seda vahepeal kontrollima hakata, kas seda kuuleb hiljem või on see tõepoolest nähtav. Nii. Kuna ma panin sellele konverentsile sellise pealkirja, kus lõpeb ajakirjandus, siis enne seda, kui me sellest nagu mitmekesi rääkima hakkame, ma kasutan ära seda võimalust, et minu käes on jõud, võim ja mikrofon ja pult. Ja räägin natukene, mida mina mõtlen, kui ma räägin ajakirjandusest, kui ma räägin ajakirjanikest, kui ma räägin Eesti meediaväljast ja meediatöötajatest ja muudest sellistest asjadest. Vaatame siis. Slaidid on kahekeelsed, nagu te näete, lihtsalt selleks, et kuna osa meie seltskonnast siin on muukeelne kui eestikeelne, aga kuna meie keel on nii ilus, siis ma otsustasin, et me ei räägi Eesti ajakirjandusest inglise keeles, küll aga me võime kõigist teistest ajakirjandustest, mis ümber maailma on, rääkida küll inglise keeles, sest et jah, nii palju raha meil ei olnud iga maailma keelega hakata tõlki kohale tooma. Miks ma tegelikult tahan sellest rääkida, miks ma arvan, et see on nii tähtis, on osalt seotud nagu sellega, et on niisugune suhteliselt ajakirjanike jaoks mürgine õhkkond, mitte ainult Eestis, vaid väga mitmel pool. Meil ei olegi võib-olla asi veel kõige hullem. Meil on omad väiksed helmed, aga olgu sellega. Mõnel pool mujal on asjad ikkagi tunduvalt hullemad, isegi suures demokraatia kantsis, nagu Suurbritannia võtsid ajakirjanikud hiljuti kätte ja marssisid peaministri pressikonverentsilt välja lihtsalt sellepärast, et pressikonverentsi korraldav meeskond otsustas, et nemad hakkavad ütlema, kes tohib ja kes ei tohi seal osaleda. Mis iseenesest on problemaatiline siis, kui pressikonverents on välja kuulutatud ja sellel ei ole registreerimist. Kui registreerida, siis ma tegelikult olen seda meelt, et mõni inimene võib arvata ja öelda, mida tohib ja kes tohib ja kes ei tohi sinna tulla, kui ruum on kitsas, aga ma saan aru, et seal ei olnud see probleemid. Ja ka meil on pigem siis võetud ette nagu teistmoodi ründamine, on niisugused vaiksed rünnakud ja siis avalikud rünnakud. On ka sellist varianti, kus öeldakse, et jaa, meil on väga vaba meedia, meil on kõik väga hästi, ainult et see ajakirjanik või too ajakirjanik peaks olema objektiivsem. Eks seegi on omaette surve. Kas me selle kõige juures peame ka nägema seda, kuidas auditooriumi usaldus väheneb, sest et juttu sellest, kuidas ajakirjanikke ei saa usaldada, on aina rohkem ja rohkem. Kurb lugu. Alustuseks midagi niisugust teaduslikku. Ma olen olnud mõnda aega Tartu Ülikoolis doktorant ja siis joonistanud sellise mudeli, mis näitab ära, kuidas meediasfäär, kultuurisfäär, poliitsfäär, tehnoloogia, kuidas ühiskond põhimõtteliselt jaguneb ja omavahel suhtleb. See konkreetne kujutab asja sellest, kuidas kõik oli väga lihtne. Kõik istusid omas väikses ruumis ja oligi selge. Ajakirjandus oli üks ja selge asi, ei olnud nagu probleemi. Okei, ta oli trükiajakirjandus, elektrooniline ajakirjandus, aga meil ei olnud nagu küsimust sellest, kui killustunud ta on. Nüüd näeb ta välja pigem selline. Meediasfäär ei ole enam puhtalt ajakirjandussfäär. Ja loomulikult kõige selle juures avalikkus, mis sisaldab mitte ainult meediasfääri, vaid nüüd selle ajal ka väga paljusid muid asju. Ta on tegelikult kogu aeg muidugi muid asju sisaldanud, aga meedia või ajakirjandus oli see, tollel ajal võis neid asju võtta kui sünonüüme, oli see, kus kõige rohkem seda mõtlemist ja arvamusi liikus. Tänapäeval liigub neid igal pool. Kõik on korras. Kõik on väga hästi korras. Nagu ma ütlesin, meedia ei ole nüüd sel ajal minu jaoks kindlasti. Ma loodan, et ka teie jaoks enam ajakirjanduse sünonüüm. Sest et meediaväli koosneb nii väga erinevatest asjadest. Ajakirjandus
on siiski midagi muud. Põhimõtteliselt on meedia niisugune minu jaoks toimetatud keskkond, isegi mitte organism, isegi mitte nagu asi, mitte inimesed, mitte konkreetsed kanalid, vaid just nimelt keskkond, kus siis info levib, arvamused, meelelahutus, seaduste ja eneseregulatsiooni piirangud siiski meediakeskkonnas peavad kehtima. Kuigi osa sellest käitub nii, nagu neil poleks mingeid reegleid. Ajakirjandus on midagi muud, nagu ma ütlesin. Ta on meedia osa, loomulikult, aga ta peab olema aus, ta peab olema faktipõhine, kriitiline, analüütiline, loominguline, tasakaalukas ja mis kõige põhilisem, ta peab olema ise tehtud. Nii, ajakirjandust, kui me ajakirjandusest ja meediast räägime, siis võetakse väga tihti ette sõnavabaduse teema. Et ajakirjandus on see, kus sõnavabadust teostatakse. Tegelikult asi nii lihtne ei ole. Sõnavabadus, jah, see on niisugune lai mõiste, õigus avaldada arvamust ja õigus aruteludele ja õigus saada teavet ja tavaliselt põhiseadustega reguleeritud. Aga ajakirjandust ja sõnavabadust ja pressivabadust ei saa kindlasti võtta kui sünonüüme, kuigi aeg-ajalt ma olen seda kuulnud, kiputakse tegema. Sest pressivabadus on siiski hoopis teine asi. Jälle, ta on sõnavabaduse osa, aga ta ei ole terve sõnavabadus. Pressivabaduse üks põhitunnusmärke muidugi on see, et tsensuuri ei ole, aga selle hulka kuuluvad ka teatavad õigused asutada näiteks meediaväljaandeid. Eestis seadusega ei ole niisugused asjad piiratud, eriti kui asi puudutab trüki või interneti meediaid. Sinna kuulub siiski ka toimetuse õigus valida omale sisu. Ehk et väita, et sõnavabadust piiratakse sellega, et toimetus otsustab mingisuguse materjali mitteavaldamise või avaldamise poolt või vastu. Tõsi küll, sellel asjal peaks olema põhjus. Ja see põhjus peaks olema mitte ainult autorile, vaid kui on sellest laiem jutt tulnud, siis ka kõigile teistele ikkagi selge. Asja juures on loomulikult kohustus vastutada oma sisu eest ja see ongi see, mis annab aluse selleks, et inimesed saaksid õigusega valida, mida nad avaldavad, sest nad on ju vastutavad selle eest, mis nende kõigis ilmub. Kohustus kaitsta infoallikat, eetikakoodeksi olemasolu, kõik need niisugused toredad asjad ja loomulikult seadused, mõnel pool meediaseadused, Eestis meediaseadust teatavasti ei ole. Ma panin siia kirja ka mõningaid ajakirjanduse alamliike lihtsalt selleks, et oleks natukene võimalik mõelda meediavälja ja ajakirjandusvälja erinevustest. Uuriv ajakirjandus, uudisajakirjandus, meelelahutus, no ja siis ka poliitiline ajakirjandus, mis mulle isiklikult väga ei meeldi, aga mis täiesti eksisteerib ja mida me ei saa ka tegelikult ka täies ulatuses ajakirjanduse alt välja tõsta. Eks ta on omad eripärad ja omad jooned. Kindlasti ei ole need kõik. Siia võiks panna veel kultuuriajakirjanduse, majandusajakirjandused, millised igased teemaalased jaotused, aga need kipuvad tihtipeale uuriva ja uudis ja meelelahutuse alla ära mahtuma. Aga ma rõhutaks, meelelahutus ajakirjandus on ka täiesti olemas ja väga vajalik osa sellest. Me ei saa massidest päriselt ka mööda vaadata. Aga siis on need ajakirjanduslaadsed tooted, mille mõju on minu arvates üks hullemaid. Mitte kõige hullem, aga üks hullemaid, mis ajakirjanduse mainet on rikkunud. Nad näevad välja nagu ajakirjandus. Nende kohta kiputakse ütlema, et see on ajakirjandus. Nad ise aeg-ajalt ütlevad, et see on ajakirjandus. Aga tegelikult ei käitu nad nende reeglite järgi, millest ma nüüd kohe räägin. Ja siis on muidugi sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia, mis annab niisuguse, ma ei tea, mulje, et ta on meediavälja osa. Ma olen korduvalt seda juba erinevatele publikutele öeldud minu meelest. Inimene, kes mõtles välja termini sotsiaalmeedia, peab väga peenikest naeru, sellepärast et kõike muud see asi on, aga mitte meedia. Meediavälja osa võib olla, aga siiski mitte niisugune, mida me räägime, kui me räägime ajakirjandusest, kui me räägime isegi kõigist nendest ajakirjanduslaadsetest toodetest. Sotsiaalmeedia on pigem nagu suur turuplats, kus tehakse valikud
Inimesed räägivad omavahel, aeg-ajalt on see ka niisugune pime turuplats, kus sa lihtsalt karjud ja võib-olla kajab vastu, aga võib-olla ei kaja ka. Meedia reguleerimise viisid, kiirelt üle vaadates õigusaktid. Eestis on see, tähendab see seda, et on mitmesugused ajakirjandusega seotud alad nagu reklaamid ja mõningad niisugused alad, millest ei räägita, seal riigisaladused ja muud sellised seadusega reguleeritud. Mõnel pool, nagu ma ütlesin, on meediaseadused. Sisemine eneseregulatsioon, meil on meediakoodeks, meil on, või ajakirjanike koodeks, meil on isegi 2 ajakirjanduse eneseregulatsiooni organit, avaliku sõna nõukogu ja pressinõukogu, tegemaks oma siseregulatsiooni otsuseid. Ja siis on ajaloolised ja kultuurilised kokkulepped, et kuidas inimesed hästi üksteisega käituvad. Vaat see on viimasel ajal meil nagu nihkesse läinud. Viisakas käitumine avalikus ruumis on muutunud nagu, kuidas seda nüüd viisakalt väljendada, vähe tähtsaks. On tihtipeale korraldatakse ajujahte stiilis, ma ei tea, tekib selline tunne, et inimesed üleüldse ei omanud mingisugust viisakuse kasvatust ega õpetust. Naised solvavad mehi, mehed solvavad naisi, kõik solvavad üksteist vastastikku ja kõik solvuvad järjepanu. Kõige selle meedia reguleerimise juures on muidugi üks ohtlik osa, on see sama enesetsensuuri tekke, just täpselt tegelikult selle sama solvamiste ja solvumiste, aga ka eneseregulatsiooni ja loomulikult seaduste taustas. Mida suurem on enesetsensuur, seda vähem on vaja tegelikult kõike muud reguleerimist. No ja loomulikult ei saa me unustada kõige tähtsamat asja, millega ajakirjandust tegelikult reguleeritakse ja see on raha. Eesti erameedia on tõsises hädas nagu igal pool mujalgi seoses globaalsete kanalite pealetungiga, sest kaotatud on nii reklaamiraha, kui nüüd pannakse pihta juba ka sisu. Logistikamonopol on samuti läinud kaotsi ja kõik need asjad tähendavad seda, et kuna majanduslikult on nii suuri probleeme, siis võib-olla aeg-ajalt jääb sisu nagu 2 silma vahele või hakkab sisu muutuma tabloidseks. Nüüd ma siis küsin, eks ole, et kuidas eristada ajakirjandust sellest muust, sellest meediast ja kõigest muust, mida ma siin eespool juba nimetasin ajakirjanduslaadsetest asjadest. Kasutatud allikad, originaalsus, mis sai juba mainitud samuti, et see on ise tegemine. Faktide olemasolu. Faktikontroll on samuti saanud moesõnaks, kuigi tegelikult ei ole ka tegemist ju millegi nii väga uudsega. Fakte on vähemalt uudis ja uuriv ajakirjandus küll alati pidanud vajalikuks kontrollida. Kollase ajakirjandusega natuke teine asi, see võib aeg-ajalt lubada endale nii mõndagi. Aga nüüd sel ajal on jah, mida rohkem seda rohkem sellest ka räägitakse, korraldatakse erinevaid töötubasid, uuringuid, luuakse faktikontrolli jaoks erinevaid ma ei tea, organeid või osi toimetuste juurde. Arvamus ja fakt selgelt eristatavad loomulikult. Kõik, kes me klassikalisest ajakirjandusest midagi teame, peaksime seda ka teadma. Kanali usaldusväärsus on samuti väga tähtsal kohal, sest et üks usaldusväärne kanal, isegi kui ta eksib, siis ta ikkagi tunnistab oma vigu. See usaldusväärsus on ka tihtipeale muidugi läinud viimasel ajal jälle kaotsi, sest et vigade tunnistamine tähendab teema ülestõmbamist ja nii edasi. Sama uudis teistes kanalites, see on võib-olla niisugune kohati kahetine probleem. Sellepärast, et kui ajakirjanikud hakkavad liikuma nii-öelda karjana ühelt uudiselt teisele ja kajastama sama asja samamoodi, siis see muidugi ajakirjandusele kasuks ei tule. Aga uudise väärtust siiski annab sama uudise nägemisega teistes kanalites näha, sest et seal on lootust faktidele. Fotode ja videote hulk loos, jälle, kas on võimalik seda pildiliselt tõestada, seda, mida me räägime. Tegijate nähtavus, toimetuste olemasolu ja see, et inimesed, kes mingisugust meediakanalit tarbivad, eriti kui see on näiteks kirjalik asi, kus aeg-ajalt päris palju esineb nii-öelda anonüümset, see puudutab eriti uudiste osa, anonüümset osa, siis kui me räägime salajastest toimetustest, anonüümsetest toimetustest, siis vabandust, aga ma ei saa seda kanalit tõsiselt võtta, sest et
Miks ei ole võimalik ennast tunnistada mingisuguse osa töötajaks? Ja lõpuks siis see kõige põhilisem küsimus, kelle huvides seda toodetakse. Ajakirjanduse puhul on eesmärgiks kõigepealt avalik huvi. Teisel meedialaadsel, ajakirjanduslaadsel tootel midagi muud. Ma lugesin siis vahetult enne siia tulemist ühte huvitavat uuringut, kus öeldakse, et meediaettevõtete eesmärgiks nüüdsel ajal on hakata tõeärisse sisenema, mis võib ju iseenesest tõde olla, aga minu jaoks on tõeotsija olnud see, kes teeb ajakirjandust, mitte see, kes on tõekuulutaja. Tõekuulutajad on kahju küll, aga pigem on nad propagandistid, pigem on nad meedialaadsed või ajakirjanduslaadsed tooted. Tõde on nii subjektiivne asi, mistõttu tõekuulutaja olla ükski ajakirjandus minu meelest ei saa. Ajakirjaniku tüübid kiirelt üle vaadates demokraatlikus ühiskonnas on meil nad valvekoerad, vaatlejad ja peegeldajad, õpetajad, eestvedajad, ründekoerad, sülekoerad. See viimane on tegelikult poliitilise ajakirjanduse osa, aga mis teha, see kuulub ajakirjandusse. Totalitaarses ühiskonnas meenutame lihtsalt korra, sest et tegelikult on, see ei ole tegelikult päriselt minevik, kuigi Eestis loodetavasti siiski. Ideoloogilised sõdurid, nomenklatuuri, eriõigustatud, konformistid ja küünikud, ja siis kultuuritundlikud muutjad, kes võib-olla suudavad midagi uut tuua, aga tavaliselt väga-väga väikeste sammudega. Nii. Selline on siis minu ülevaade sellest. Lõpetaksin siia tsitaadiga Mart Juurelt. Tubli ajakirjanik suudab igast oma untsu läinud eluseigast kandva ühiskonna kriitilise loo välja kangutada. Kahjuks ma ise nii vaimukas ei ole. Aga sellega mina siin oma niisuguse ettekandmise osa lõpetaksin ja võtaksime võib-olla siis hoopis arutada. Palun platsi võtta Igor Rõtov ja Kaarel Tarand, sest meil on väike probleem. Meil on nimelt tekkinud niisugune väike probleem, et Mogens Pilcher-Bjerregaard, siis Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni president, jäi tormi kätte ja alles on teel Eesti poole. Nii et ma loodan, et ta tuleb hiljem, aga Euroopa vaatenurka tänu sellele me peame natukene hiljem vaatama. Vaadake, et teie mikrofonid oleks sisse lülitatud. 1, 2. Kui roheline tuli, põleb, siis on sees. Just, kui roheline tuli, põleb, siis on sees. 1, 2. Nii. Okei, ma vahetasin vahelduseks, sest et mul on natuke ebamugav selja tagant teiega rääkida. Ma palusin täna siia 2 väga erinevat ajakirjanduse juhti. Kaarel Tarand, kellel on Sirbi peatoimetajana väike toimetus, väga suur hulk kaasautoreid, kellest mitte kõik ei ole ajakirjanikud, vaid on tihtipeale oma eriala eksperdid. Ja Igor Rõtov, kellel on väga palju ajakirjanikke toimetuses. Kellega võrrelda? No seda nüüd küll jah, aga ütleme niimoodi, et nad on siiski põhiosa Äripäevast sünnib ajakirjanike otsese tegevusena ja toimetuse tööna, mitte niivõrd palju kaasautoritena. Esimene küsimus, kuidas te teete sellest ajakirjanduse nendes erinevates tingimustes? Kaarel. Nii raske küsimus. Miks peab kergelt, ega elu ei ole kerge? Eks on niimoodi, et kõigepealt palgatakse professionaalid, siis nad tulevad tööle õigel ajal ja teevad tähtajaks kõik valmis, mis neile on ülesandeks antud. Niisama lihtne see ongi ju. Et ma arvan, et sellises olukorras, nagu tegutseb Eesti kultuuriajakirjandus, mis olgu kohe rõhutatud,
ka laiemalt meie regiooni võttes ikkagi täiesti eripärane ja imeline nähtus, et on meil sellisel kulul ja niisuguses mahus on olemas ja seda on ka lihtne teha, sellepärast et omanik on kõrgel ja kaugel ja kui ta on ka siin viimase 30 aasta jooksul teinud paar-kolm katset seda kultuuriajakirjandust poliitiliselt tasandilt korraldama või ümber korraldama hakata, siis on see lõppenud võimulolijatele ja otsustajatele halvasti ja ma ennustan, et lähema 10 aasta jooksul jälle midagi uut katset ette ei võeta, seni kuni eelmine meeles on. Ehk siis me saame segamatult teha seda, mis on põhikirjaline ülesanne ette antud ja kuna kultuurielu üldiselt mitte ainult professionaalsete kunstide piires, vaid laiemalt elab meil võib-olla kõigi aegade kõige rikkamat aega praegu, et siis materjali, millest midagi teha, on ikkagi väga palju. On neid, kes tahavad osaleda selles arutelus, kriitiliselt tagasisidestada seda, mida näiteks kunstnikud teevad, on ühiskonnas sündmusi, mida analüüsida, meil on ülikoolides piisavalt õpetatud inimesi, kes suudavad analüüsida, nii et meie elu on väga lihtne. Ma siin tabasin äkki, et meil üks asi Kaareliga on nagu ühtemoodi, et meil omanik on õnneks kaugel ja see annab meile võrreldes mõnede teiste meediaväljaannetega teatud eelise, et Äripäeva meediamaja omanik on Bonnier Group Rootsis. Aga kuidas me seda asja teeme, et see oli küll natukene selline välk selgest taevast küsimus, et minu nagu sellised vaated ajakirjandusele kujunesid välja kuskil 90ndate aastate alguses. Klassikalised vaated, mida siin eelkõneleja kenasti nagu üles luges. Ja ma arvan, et selles olemusest ja sisust ei ole mitte midagi muutunud. Hea ajakirjandus on ikka täpselt see sama, mis ta oli 90ndate aastate alguses. Ja ma arvan, et seda läheb meil vaja ka tulevikus. Ma olen sellega hämmastavalt nõus, kus juures see, et hea ajakirjandus tegelikult aja jooksul väga ei muutu, vähemalt põhiprintsiipides, aga muutuvad tehnoloogilised vahendid, kuidas seda vaatajani, lugejani, kuulajani viiakse. Ma arvan, et need vahendid, tehnoloogiline revolutsioon, mis on vahepeal toimunud, et see ei ole üldse ka eriline probleem. Minu meelest probleem on see, et väljaspoolt ja kõrvalt tuleb nii palju ühesõnaga siin koormatakse kõrvaliste ja tühiste tegevustega, ükskõik mis toimetusest juttu ei ole. Ja raisatakse ühesõnaga toimetajate ja reporterite aega millegagi, millega nad ei peaks tegelema üleüldse. Nagu näiteks? Mis iganes sulle kõrvalt ideid tuleb. No tuleb keegi, kes hakkab mulle näiteks rääkima, et kuule, et meil on digikultuuri aasta vaata sel aastal, et sa peaksid nagu ka nüüd oma Sirbi kodulehte uuendama. Ja seal peaksid olema siis ka audio ja videofailid. Et te peaks ikka tegema nagu portaalides on. Mina küsin, et aga miks me peaksime seda tegema? Et kas kuskilt väljaspoolt on tekkinud mingisugune nõudlus, et inimesed ei saa olla ja lugeda Sirpi, kui seal ei ole neid, ma ei tea, lühikesi klippe teatri etendustest, kontsertidest, mida iganes võiks. Milleks mul muidugi ei ole ka tootmisvõimsust. Aga selliseid ideid tuleb nagu korra kuus kellelgi ja siis sa raiskad peatoimetamana aega nende huvitavate inimestega viisakaks läbikäimiseks ja nende täiesti mõttetute mõtete tagasitõrjumiseks. See on üks asi. Muidugi, mis suuremates toimetustes on, seal ju lendab ka ideid väga palju, et millega kõigega võiks veel tegeleda ja millega ei pea tegelema selle asemel, et keskenduda klassikalistele asjadele, et sul on reporterid, on toimetajate kiht ja siis lõpuks, kui kõik tehnilised kihid ka läbitud, on sul see lõpptoode, mida on mõnus tarvitada. Et praegu ma taban, et meil Kaarliga võrreldes nüüd see eelis küll on, et jah, meil on ka igasuguseid ideid, aga me saame selle raha lugejatelt või kasutajatelt ja tegelikult see nüüd dikteerib, kui lugeja tahab audiot, me pakume talle audiot ja lugeja tahab videot, me pakume talle videot ja lugeja tahab jätkuvalt paberit, me pakume talle ka nagu paberit, et me oleme siin selles mõttes nagu sõltuvuses. Aga ma kindlasti ka ei oleks nagu traagiline, et iseenesest on öeldud, et meedia nüüd üle maailma on selle digitehnoloogilise revolutsiooni osas olnud kaotaja rollis võrreldes paljude muude majandusharudega. Google ja Facebook ja nii edasi, et digitaalse sisu eest ei taheta maksta ja paber kaob ära. Aga teistpidi, mul meeldib üks ökonomisti artikkel, mis mõni aeg tagasi ütles, et meedia tõsi on kaotanud, aga praegu me oleme selles murdepunktis või sellele väga lähedal,
kus meedia enam ei kaota ja tegelikult lähiaastatelt võtab sellest digitaalsest transformatsioonist kõik kuhjaga tagasi. Kuidas tal see õnnestub? Meedial või ajakirjandusel? Ma räägin ajakirjandusest. Minu nagu vaade on tegelikult nagu ülimalt optimistlik, et ma põhimõtteliselt ei taha nagu jagada selliseid väga pessimistlikke arusaamasid, et inimkond on muutunud niivõrd rumalaks, et ta enam teie definitsioonis ajakirjandust ei vaja. Et ma arvan, et kui vaadata kas või viimast aega nagu pöördelisi sündmusi, vaadata Trumpi valimist Ameerikas või vaadata nagu Brexitit ja tulla siin nagu ühest suust kvaliteetset väljaanded, võtame Economist, minu jaoks, kus ma ise loen Financial Times, New York Times. Nad on kõik öeldud, et tänu nendele pöördeliste sündmustele on näha olnud väga nagu tugevat lugejate huvi kvaliteetse nagu sisu järele. Ja ma arvan, et kui maailm tahab ikkagi nagu tulevikus toimida, siis ta ise pöördub selle kvaliteetse ajakirjanduse poole ja meil ei ole esimest muud teha, kui seda nõudlust rahuldada. Ma muuseas tuletan meelde, see ei ole minu ja kahe härrasmehe soolo, vaid kui teil on küsimus, palun endast märku anda. Saalis on kuskil üks mikrofon, minu käes on teine, nii et kõik saavad sõna, kes vähegi tahavad. Kui ma juhtun olema teie poole seljaga, siis andke endast lihtsalt märku hõigates kõva häälega. Aga läheks siit edasi. Kas see definitsioon tegelikult, mis ma ajakirjanduse kohta andsin ja siis need erinevad kriteeriumid, kas teie hinnangul on see nüüd piisav, et eristada ajakirjanikku kõigist muudest meediaväljal tegelikult esinevatest olenditest? Minu meelest see oli selles mõttes väga pädev, et ju need klassikalised põhimõtted, et ajakirjanik otsib tõde, ajakirjanik on avalikkuse või lugeja huvides. Need on nagu lihtsalt põhimõtted ja neid tuleb nagu järgida. Ja kui tõesti vaadata meediaruumi nagu laiemalt, näeme meelelahutust, ma olen ohtliku kohta, et kus meelelahutus iseenesest on okei, aga meelelahutus ja ajakirjandus segunevad ja kuulaja ja lugeja ei saa enam sellest piirist aru, see on ohtlik koht. Ja teine ohtlik koht, mida te ka väga selgelt ära defineerisite, et kui on teatud meedialaadsed väljaanded, mis kellegi üksiku või mingisuguse grupi tõde esitab ülgise tõe pähe, siis see minu meelest ei ole ajakirjandus ja sellest tuleb nagu hoiduda. Aga ajakirjandus tõesti on ju väga lihtne, et professionaalsel moel proovib siis tõesti välja selgitada seda, annab oma parimat välja selgitada tõde ja tuua see avalikkuseni. Ma arvan, et üks väike nüanss on, kui me ise ei kasutaks sellist üldist ja venivat mõistet nagu ajakirjanik. Vaid räägiksime neist inimestest, kes töötavad toimetustes nende õigete ametinimedega, nagu nad on, reporterid, toimetajad ja nii edasi. Minul Sirbis ei nimeta ennast keegi ajakirjanikuks ja me ei tee seal ka ajakirjandust, me teeme ajalehte. Ja siis on aru saada, et seal on toimetajad, on keeletoimetajad ja kujundajad ja nii edasi. Igal ühel on oma selge ametinimetus ja siis on ju ka väga selge, et kui me võtame mingisuguse juhusliku parteilise portaali näiteks, kus ei ole ühtegi ametit ja nimetatud, et kes seda teevad, et siis see ei saa ju olla ajakirjandus või see ei saa olla uudisportaal või midagi. Et minu jaoks on natuke lihtsustatud vaade, et ma olen siiamaani Tiit Ennoste mõju all, kes mulle õpetas, et ajakirjanduslikud žanrid saab väga lihtsalt jagada kaheks. Üks on uudis ja teine on nagu arvamus. Ja minu jaoks nagu see uudis ajakirjandus on see nagu see tuum. Et minu jaoks on ikkagi päris ajakirjanik on see, kes suhtleb allikatega, kaalub seda, on objektiivne, selgitab niimoodi nagu tõde välja. Aga nüüd see teine pool, arvamuste pool, et see tundub mulle, et see on täna väga aktuaalne. Et ma arvan, et ajakirjandus välja, näiteks Sirp eriti, et ta peaks ikkagi olema selliseks platvormiks, kus erinevad arvamused siis omavahel nagu võistlevad. Et faktid, mida reporterid nagu leiavad, on see, mida me kõik teame, kuidas neid fakte interpreteerime, see oleks nagu arvamusplats. Ja minu ajakirjanduse nagu üks roll on tuua selline kvaliteetne, heas mõttes debatt ühiskonda nagu tagasi. Et me suudaksime olla tolereerivad teise seisukoha kohta, et me leiaksime ikkagi selle ühishuvi. Et siin on, ma arvan, nii puudu nii ühiskonnas kui ka nagu ajakirjanduses tänasel hetkel.
Muuseas, kui ma vaatan, mul on olemas andmebaas põhimõtteliselt kõigist Eesti toimetustes töötavatest ajakirjanikest, töötajatest, ütleme siis pigem nii. Ja päris hea hulga, eriti regionaalsete lehtede toimetustes ametinimetuseks ongi ajakirjanik. Tõenäoliselt sellepärast, et nad on sunnitud tegema kõike. On sunnitud tegema nii uudiseid kui arvamusi, kui toimetama, kui selliseid asju. Ja see on väga halb, et see nii on. Et kui on majanduslikud põhjused või on tea mis põhjused, et miks toimetused ei ole piisavalt komplekteeritud ja head ja puhtad rollijaotused vastavalt siis tekivad. Et siis lähevadki inimesed segadusse ja siis kui näiteks ütleme reporter, kes käib poliitilist klassi pidevalt, on temaga kontaktis, käib temalt lauseid võtmas nii edasi. Kui ta vahepeal satub olukorda toimetuses, et ta peab ka kirjutama arvamislugusid. Siis lähevad tal need asjad mõnikord peas sassi ja siis ei tule enam ei puhast uudist ega puhast arvamust ja see on väga halb. Reporterid peaksid olema vabastatud sellisest koormast, et nad peavad midagi arvama ka oma lehekülgedel. Siis oleks neil lihtsam elada, siis neid ei saaks ka selles vahetuskontaktis, ei saaks võim ja muud ei saaks neile ette heita, et kuule, et sa oled tasakaalustamata ja nii edasi kallutatud. Ei, sest tema teeb ainult seda, mida seal vahetuskontaktis midagi täiesti neutraalset iseenesest. Oot, kas see tähendab siis seda, et ajakirjanik põhimõtteliselt, eriti reporter, oleks siis põhimõtteliselt ainult see vahendav toru ja ise ei oma nagu mingit panust sinna juurde? Kuidas tal ei ole panust? Ta peab ju situatsioonis suutma esitada õigeid küsimusi, ta peab palju teadma selleks, et esitada õigeid küsimusi, aga ta ei pea tingimata hinnanguid andma või olema looma endast sellist muljet autorina, et tema on hinnangute andja. Igor? Ma natukene tegelikult arvan samamoodi, et tuleb nagu vahet teha, et kui reporter teeb oma sellist professionaalset tööd, siis ta tõesti surub enda arvamuse maha ja on nagu maksimaalselt objektiivne. Ja kui reporter, tal on see võimalus alati olemas, ma ei tea, kas oma blogis või välja anda arvamusleheküljel, avaldab repliigi või kolumni, siis ta võib oma seisukohad nagu väga selgelt nagu välja öelda. Aga milles ma küll nagu vastu vaidlen, et see ajakirjanik on minu meelest tõesti nagu amet, professionaalne amet, siin on nii reporterid, toimetajad kui ka nagu meediajuhid, kes saavad sellest süsteemist nii-öelda aru. Ja nad kõik on ajakirjanikud, nad kõik on ühteviisi nagu austust väärivad. Et ma enda nagu CV-sse, vaatamalt sellele, et ma nagu ajakirjanduslikud tegevust otseselt 2007. aastast enam ei tee, kirjutan ikkagi julgelt ajakirjanik. Ja ma tunnen ennast tegelikult nagu ajakirjanikuna, et ma näen, kui midagi juhtub, ma tahaks kohe pliiatsi haarata ja sellest kuhugi nagu kirjutada. Ja mul on see tekitab minust sellise uhke arusaamise. Mul on vahest hakanud tekkima küll tunne, et see on nagu mingisugune põlvkondade erisus. Meie oleme veel selles põlvkonnas, kus ajakirjandus ja ajakirjanikuks olemine oli nagu elustiil või diagnoos või kuidas te tahate seda just nimetada. Põhimõtteliselt siiski elustiil ja olemine 24/7, mitte üks töökoht paljude seas. Praegu ma olen hakanud märkama, et vähemalt osade noorte hulgas hakkab tekkima olukord, kus kuna nad, ma ei tea, võib-olla minu hinnang ei ole võib-olla selles mõttes õige, aga mulle tundub, et sest, et nad ei saa enam spetsiifilist ajakirjandusharidust, võtavad ajakirjandust kui ühte ametit paljude hulgast, mida nad oma elus peavad. Kumb variant teie meelest nagu nüüd siis see on, mis ajakirjanduse päästab? Ma saan öelda oma selle isikliku kokkupuute näol, et neid nagu noori inimesi, keda ma näen Äripäeva toimetuses täna, et nad on tõelised ajakirjanikud, nad on samamoodi 24/7 ja nad ikkagi paljudest asjadest saavad aru paremini kui mina saan ja ka minul on nendelt palju õppida. Et ma ei näe seda nagu põlvkonna vahet. Ma näen, et see amet on jätkuvalt nagu au sees ja need nagu tagasilöögid või asjad siin on, see on pelgalt nagu pinnavirvendus. See on tegelikult väga hea teada, sest et mul endal hakkas tekkima vahepeal hirm, et see, et ajakirjandusharidus on kokku pandud avalike suhetega, devalveerib nagu selle identiteedi kasvatamise noorest peast. Saal, ei ühtki kommentaari. Üks asi on see küll ajakirjan, või ütleme siis toimetustes, et kui kujutada ette, et
20+ inimene alustab oma karjääri kuskil toimetuses, siis need redelikesed on väga lühikesed või väga väheste pulkadega. Et väikesed organisatsioonid, kus sa oma kogemuse pealt ja staaži pealt ja oskuste kasvu pealt nagu kuskil kõrgemal, eriti mitut aastat edasi paraku ei saa ronida, siis tuleb lagi vastu. Ja ennast mõelda sinna 40 või enamaks aastaks tööle, et samast väljaandest, kuhu ma kunagi patrioodina ja innukana tööle läksin, et samast ma ka lähen siis pensionile kunagi, et seda on, nagu ma arvan, tänapäeval õigustamatu oodata. Teine moment, mis siin on see, et Eestis ma pakun, et erinevalt võib-olla paljudest suurematest maadest on väga lihtne liikuda siis toimetuse või vaba meedia ja suhtekorralduse ala vahel. Ma isegi olen sellise hüppe teinud vahepeal ja ei olnud mingisugust probleemi pääseda pärast seda, kui ma olin olnud valitsuse propagandist, eks ole, ajanud jumal teab mis juttu oma endistele kolleegidele suust välja, et ilusam oleks. Et siis võeti mind tagasi väga lahkesti ja mingisugust probleemi ei olnud ja see paistab praegugi nende inimeste liikumisest sedamoodi välja, et ma arvan, mõnel pool muudes kultuurides peetakse sellist teisel pool piiri käimist taunitavamaks ja sul ei ole lihtne saada oma nii-öelda sõltumatut positsiooni tagasi. Aga nii see meil on ja mingis mõttes on see võib-olla hea ka. Et muidu läheksid võib-olla ajakirjanikud, kes vahepeal osutuvad mingisuguses kriisisituatsioonis ülejäägiks ja tegelikult on head ja professionaalsed, et läheksid üldse kaduma toimetustele, aga nüüd on meil, kindlasti toimetustes on kokku vähem inimesi tööl kui avaliku sektori kommunikatsioonikontorites, kui võtta mitte ainult valitsus ja valitsuse aparaat, vaid laiemalt see. Et siis seal on neid pesakesi, kus saab vahepeal ära käia ja puhata ikkagi olemas ja võib-olla saab isegi midagi kasulikku teada neis ametites tulevaseks ajakirjaniku tööks jälle. Ja märkimisväärselt rohkem palka. Me ei tea, kas saab, et ma arvan, see on ka paljuski müüt. Et kui ma vaatan ajakirjanike palkasid nagu enda juures, siis ma küll julgen öelda, et ma olen väga konkurentsivõimelised nii suhtekorraldajate kõikide muudega. Et head ajakirjanikku on igal pool vaja ja vaadates praegu, milline on praegu nagu turunõudlus, kui palju me oleme loonud või oleme loomas ajakirjanike töökohti nagu juurde, et ma arvan, et seda probleemi ei ole. Ja suhtekorralduse koha pealt ka, et ma olen ise nii-öelda ajalooliselt tunnen ennast nagu vaenlasena, et suhtekorraldajaga tahaks kohe nagu peasuunas anda, kui ajakirjanik seda teeb, siis ta nii-öelda reedab oma nagu tsunfti. Aga nüüd ma võib-olla vanusega olen nagu ikkagi rahulikumaks jäänud, et nagu sa ütlesid, et kui sa teed selle kõrvalepõike sinna valitsuse kommunikatsioonibüroosse ja tuled nagu ajakirjanduse tagasi, et mul küll ei teki nagu mingit tõrget kui Kaarelit kui korrektset ajakirjanikku usaldumast. No selline ammu ka juba, see on paljudel ära ununenud. Võib-olla kultuurialal on ka see natuke lihtsam kui poliitajakirjanikul. Ma tean, et ma ka proovisin suhtekorraldusse korraks minna, ma pean lihtsalt tunnistama, et mina ei saanud sealt eriti hästi hakkama, sest mul tekkis tõrge selle igasuguse jama ajamisega oma endistele kolleegidele. Ma üritasin ikka olla ajakirjanik ja vaat ei saanud siis nagu suhtekorralduses eriti hästi toime. Aga palk oli 2 korda suurem. Muidugi minu taust oli ERR-ist minek, nii et avalik õiguslik maksab võib-olla natuke teistmoodi palkasid kui erameedia. Kui meie kogemus ka natuke teistpidi teatud ametikohtadel nad on suutnud ka meilt töötajaid ära võtta. Jah, kindlasti on, jah. Ma ei hakka praegu arutama teemal avalik õigusliku ringhäälingu palgad vist päriselt, sest seal on tasemed väga erinevad. Kaarel? No läheks õige mingisuguse suurema asja juurde ka, et kus probleem on. Meile tundub siin, et toimetuste sees nagu väga suuri probleeme ei ole, et keegi meid ei jahista, keegi meid ei kiusa. Minule vähemasti küll ei ole minu ajakirjaniku elu jooksul mingisugune võimu esindaja helistanud ja tungiva nõudmisega, et kuidas ma pean nii või naamoodi tegema, nii et ega kirjutanud. Et kõik on kaunis viisakad ja alandlikud, kui pöörduvad. Nii et ma ei ütleks, et toimetuse ja selle vabaduse ja selle otsustusvõimega isegi oleks mingisuguseid erilisi probleeme, aga probleem on meil siin väiksel turul ikkagi turg ja majandus, ehk siis see, mis meie ümber on, kaugemal. Reeglid, mida saab avalik võim soovi korral kehtestada ja minu meelest on siin meediamajade ja või selle
tööstusharu organiseerumise enda probleem see, et miks me ei ole jõudnud nii kaugele, et meil oleks olukord parem. Ja tööstuse haru esindusorganisatsioon minu meelest on keskendunud liiga oma siseasjadele. Muidugi väga tore on moodustada neid eetikanõukogusid ja arutada üksikartikleid seal, et kas oli õigesti või valesti tehtud. Aga kui tööstusharu esindusorganisatsioon on ka lobiorganisatsioon, kes soovib oma tegevusalale majanduslikku toimetulekut, paremaid reegleid ja turvalisemat elu, põhjendades seda sellega, et me oleme ju nii vajalikud, me oleme ühiskonnale olulised, me peame saama endale normaalsed elujäämistingimused, siis seda ei ole minu meelest suudetud nähtavalt teha. Et olgu siis küsimuseks minu poolest kultuurkapitali, ajakirjanduse sihtkapitali loomine või mingisuguste maksusoodustuste või võrdse maksukohtlemise väljakauplemine või muud kolmandad-neljandad asjad, et neid majanduslikke aspektiga teemasid on küll ja siiamaani kõigil valitsustel, olgu nad mõistvamad või vähem mõistvamad, on olnud kaunis mugav ühesõnaga vaadata kõrvale ja mitte selle valdkonna probleemidega üldse tegeleda. Kas see esindusorganisatsioon on nüüd meie ehk ajakirjanike liit või meediaettevõtete liit? No ideaalis peaks nad mõlemad olema tugevad, tegema vajaduse korral koostööd, sest et on ju huvide kokkulangevust küllalt palju. Aga mõnikord peavad nad ka omavahel võitlema kindlasti, aga siis peab olema suur ja tugev partner mõlemal pool. Ja valitsuse suunal kahtlemata on oluline see, et suudetakse ühistegevust arvestada. Ma võin meediaettevõtete liidul nimel natuke rääkida, ehkki ma seal otseselt selles juhtimises ei ole. Aga ma olen Kareliga selles mõttes nõus, et väga palju nüüd nagu viimastel aastatel saavutatud ei ole. Aga mida ma võin küll öelda, et see aktiivne lobi nüüd viimase paari aasta jooksul on olnud väga tugev. Meediaettevõtete liit on tegelikult ette valmistanud digimaksu seaduse eelnõu ja tegelikult käivitanud selle diskussiooni, mis praegu selles najal käib. Meediaettevõtete liit on väga tugevasti tegutsenud selle nimel, et digitaalsete tellimuste käibemaksu soodustus viidaks samadele tasemele nagu paberlehe puhul, mis mõjutaks positiivselt kõiki nagu meediaorganisatsioone ja teised asjad siin veel. Aga selles mõttes olen ma Kaareliga nõus, et mõnikord on selle lobi tegemine või sellise tegelikult nagu üldiste huvide esile kergitamine poliitikute juures ikkagi nagu peaga vastu seina jooksmine. Et kuskilt meil jääb midagi puudu, et võib-olla tõesti tuleks ajakirjanike liiduga nagu jõud kokku panna ja leida mingi nagu tugevam rusikast nendest asjadest läbi minekuks. Ma olen seda paar aastat juba üritanud. Meediaettevõtete liiduga ei ole nii lihtne neid asju ühiselt läbi rääkida, võib-olla sellepärast, et siis tekibki küsimus, et kes meil on seal nüüd uus juht, võite proovida uuesti. Kindlasti proovime. Ma tahtsin veel lisada seda ka, et mis puudutab nüüd kultuurkapitali ja ajakirjanike sihtkapitali kultuurkapitali all, siis mõni aasta tagasi ma kirjutasin Akadeemilise Seltsi aastaraamatus päris pika loo sellest, kuidas see kultuurkapitali ajakirjanike sihtkapital eksisteeris, kuidas kadus, miks teda uuesti ei ole tulnud ja mis selle heaks on tehtud. Ja viimaste aastate jooksul me oleme nüüd ka väga tõsiselt üritanud seda saavutada, läbi rääkida. Põhimõtteliselt kummalisel kombel üks suuremaid vaenlasi sellel teemal on olnud Kultuuriministeerium, kes ütleb, et kui te selle seaduse lasete meil lahti teha, siis see läheb kohe täiesti lõputult, laguneb, kaob see süsteem, me ei tohi seda puudutada, aga mitte näpp otsaga. Kultuurkapitali sünnipäeval eelmisel kevadel Tõnis Lukas oli esimene minister, kes julges avalikult välja öelda, et tema toetab sihtkapitali taastamist, mille peale tõusis hädakisa kõigi endiste ministrite poolt. Tegelikult on meil Kultuurkapitali nõukogult lubadus olemas, et kui me leiame 2/3 rahast, siis nemad panevad 1/3 juurde ja teevad niisuguse traduktalaadse projekti võimaluse mingiks paariks aastaks. Ma pean tunnistama, me oleme väga otsinud, meil pole lihtsalt õnnestunud seda 2/3 raha leida, sest et kui ma räägin äriringkondades sellest, et ajakirjanduse
toetuseks oleks vaja mingisuguseid sihtkapitale või mingisuguseid fonde luua, siis tõuseb küsimus, aga no milleks? No meediaettevõtted ju teevad. No aga siis tuleb tähelepanelikult jälgida seda, et milline üldine poliitiline kultuur praegu on ja kuidas asjad läbi lähevad. Ise tuleb kõigepealt see eelnõu valmis kirjutada lõpuni koos seletuskirjaga ja siis anda nii-öelda vajalikule poliitikule, vahet pole, ministrile või Riigikogu liikmele, kes sellega siis enda nime all edasi tegutseks. Ja näiteks me teame siin 4 aasta eest pärast võib auhinna lubada, nii nagu lastetoetuste seadusega oli. Noh, kas sa maksad siis või ei maksa pärast, aga kui seadus on juba jõustunud, siis on edasi on lihtne, eks. Aga seda, et selle jutuga kõrval tooge kõigepealt oma eraraha ja siis me paneme riigi raha juurde, see on juba ette läbikukkumisele määratud kompromiss. No tõenäoliselt oli see mõeldud selle jaoks, et meist lahti saada, et me läheksime raha otsima ja lõpetaksime nende kiusamise. Et nali naljaks, et Meedialiit näiteks selle sama digimaksu seaduse eelnõu, mis on mahukas ja korralik, valmistas üleni ette. Nüüd on meil tõesti leida keegi, kes selle enda kätte võtaks, siiani ei ole leidnud, aga otsime veel. Ega me ei ole muuseas ka veel alla andnud, ega kultuurkapitaliga me ei jäta sinna seda asja, asi ei ole lõpetatud. Lihtsalt see on see seis praegu. Aga ma praegu vaatan, et meil läheb jälle selle riigi kirumiseks nagu sellistes kohtades üldse, aga mul on siin ka positiivne pool, et Eesti ajakirjandus on ikkagi pretsedenditult vähe olnud riigist seotud või riigi poolt reguleeritav, mis on ikkagi andnud meile teatud nagu vabaduse, mida võiks hoida. Ja kui nagu edaspidi vaadata, siis ma küll nagu seda tulevikku ei ehitaks üles mingisugustele armuandidele nagu riigi või poliitikute poolt. Et tulevik on minu jaoks nagu kaunikesti selge, et ma tahaks väikse eksperimendi teha, kui tohib. Et tahan teie kõigi käest küsida, et kui paljudel teil on kehtiv digitaalne tellimus mõnele meedia väljaandele, palun andke käega märku. Nii, pooled. Peab arvestama, et siin on meil ka väliskülalisi sees. Jaa, aga ma vaatasin kõrvaklappide järgi väliskülalised kohe ära tuntavad. Tegelikult küsimus käib ka nende kohta. Et minu nagu arusaamine on väga lihtne, et ma tegin nagu lihtsa arvutuse, kui Eestis tekiks 200 000, võib-olla 300 000, aga piisab 200 000 inimesest, kes 10 euro eest kuus võtaksid endale mingisuguse digitaalse tellimuse, siis kui need arvud nagu kokku lüüa, siis näitab, siis oleks täpselt samasugune raha, tuleks meediasse tagasi, mida me praegu Google'ile ja Facebook'ile oleme kaotanud. Et selles mõttes on ka väga palju meie endi käes, et ühtepidi ajakirjanikud, meediaväljaanded peavad tegema väga tugevat sisu, aga meie lugejatena, me oleme ka lugejad, et me peame seda sisu ka nii-öelda tellima ja seda nagu väärtustama ja aitama nagu ajakirjanikel oma tööd teha ja leida meediaettevõtetele ressurss, et nendele ajakirjanikele palka maksta, aitäh. Aga kuidas inimestele selgeks teha see, et nad peavad ka internetis oleva ja digiplatvormidel oleva sisu eest tegelikult maksma, mitte ainult paberlehe eest? Ma arvan, ega siin muud ei ole, tuleb teha lihtsalt nii head sisu, et inimene on sunnitud sinna internetti minema selle eest nagu maksma. Jah, näiteks see tuleb ära kaotada sellest lehekülje pealt, kus seda sisu pakutakse. Kõik see õudne muu müra, mida seal on liiga palju. See meedialaadne toode? No näiteks kommenteerimisvõimalus esimene asi. Ma ei ole algusest peale, kui see tekkis, ma ei tea, peaaegu 20 aastat tagasi ei ole aru saanud, et miks see peab seal olema ja mis kasu sellest võiks olla meediaorganisatsioonidele. Mismoodi see raha tekitab, ei tekita. Ja noh, me ikka kuuleme siiamaani tänaseni veel ka kuskilt väljaspool ajakirjandustööstust seisvatelt inimestelt, et no nad teevad ju seda, et nad vahetavad klikid rahaks. Oleks see nii lihtne, et siis ju kõik seda teeks küll, aga praegu on see mingisugune halb harjumus jäänud ja kardetakse teha muud otsust, et kui me selle kommenteerimisvõimaluse ära kaotaksime näiteks, teeksime keskkonna puhtaks, et siis äkki nad enam ei loe. Vastupidi, see just tekitakski lugejaid ja tasulisi lugejaid. Mina olen hea meelega nõus maksma, kui mul on puhas ja selge see, mida ma sealt saan. Ma tean, mida ma saan. Ja noh, kunagi üle 10 aasta tagasi oli meil seal Sirvisse ka teemaks. Sinna oli keegi inimene oli monteerinud kodulehekülge kommenteerimise võimaluse. Ja seal isegi käisid mingid inimesed, küll vähesed ja viisakad, ütleksin. Aga ikkagi, kuna see üldine keskkond, kogu pilt läks kogu aeg halvemaks, siis mina leidsin ühel heal päeval, et ma panen selle kinni.
ja oli vist 2 inimest, kes seda märkas, kes aeg-ajalt olid kaugelt kirjasaatjad ja nendele ma selgitasin ära, et nad on kenad inimesed, aga nad võivad siis kirjutada natuke pikemalt, nii et need kirjatööd oleksid ka lehes avaldatavad, et siis neid ei pea seal kommentaariumi sabas pidama. Ja 3-4 aastat oli see kinni, siis kui lahti tagasi tegin, ei ole sinna keegi ilmunud. Kõik teavad, et sinna ei tohi mingisugust sodi kirjutada. Siis pannakse uuesti nagunii kinni. Nii et mul on see element olemas, aga seda ei kasutata. Ja kui mõni üksik kasutabki, siis on see viisakas jutt, mis sealt tuleb. Juhul kui peaks mingisugune trolliarmee saabuma, keegi peaks pahatahtlikult hakkama seal midagi korraldama, siis ma kahtlemata panen selle uuesti kinni. Ja seni võite seal olla, kuni seda ei kasutata. Aga niipea kui kasutama hakatakse, tuleb kinni panna. Ehk et põhimõtteliselt me peaksime eristama jällegi ajakirjanduse rohkem kõigest sellest muust, mis meedia välja peal paikneb. Kas ma saan nagu õieti aru? Ma olen Kaareliga selles mõttes solidaarne ja ma arvan, mitte ainult me ei peaks eristama neid kommentaare ja seda võib-olla korrast sisu, vaid me peaksime kriitiliselt üle vaatama ka ütleme selle infovoo, mida me paneme nii-öelda ajakirjanikena üles. Et me näeme küll nagu väga selget trendi, et tee vähem, aga tee paremini. Kui interneti ajastu tuli, siis meil tekkis esmalt illusioon, et sinna koduleheküljele mahub 100 korda rohkem materjali kui paberlehte ja me hakkasimegi seda panema. Et praegu on tegelikult üle maailma nagu trend teises suunas. Et inimene ei taha enam palju informatsiooni, ta tegelikult tahab väga vähe. Me jaksame päevast läbi lugeda võib-olla 2-3 pikemat artiklit. Ja tegelikult nagu seda valikut tuleb inimestele aidata luua. Nii, meil on nüüd mõned küsimused. Pille Lill ja siis Piret Määnit. Tahtsin küsida härra Rõõtavi käest, et praegune aeg on läinud meelelahutuse suunas. Meil on ümber nimetatud toimetused ka ju ERR-iski meelelahutustoimetus. Et kas te ei ole mõelnud selle peale, et tuua lugejaid juurde teie väljaandele, et ikkagi kajastada tippkultuuri. Kui me räägime tippspordist, siis Eestimaa elanikud teavad oma kangelasi, aga tegelikult tippkultuuri valdkonnas me oma kangelasi ei tunne, sest neid ei kajastata piisavalt. Kui tippsport loomulikult on mõõdetav ja seal kogu aeg tulevad tulemused ja läbi nende tulemuste nii-öelda siis on võimalus jälgida selle tippsportlase, eks ole, käekäiku, siis tegelikult tippkultuuris on täpselt sama, et läbi konkursite, läbi erinevate niisuguste saavutuste ikkagi tippkultuuri esindajad, nii-öelda ehk kõrgkultuuri esindajad, me isegi kaotame ära sõna kõrgkultuur, me ei räägi enam sellest, isegi minister ütles, et siis on ka madalkultuur ja ongi. On olemas ka madalam kultuur ja on olemas see kultuur, mis teenib kogu rahva hüvesid. Et kas te ei arva seda, et kui te tooksite sellise uue väljundi oma meediasse, et siis läbi selle te saavutate palju suurema läbilöögivõime inimeste seas, keda huvitab kõrgkultuur, keda huvitab tippkultuur? Ma arvan, et väga õigustatud nagu küsimus. Et mina töötan Äripäevas ja meie sihtgrupp on juhid ja ettevõtjad, me rehkendame, et see on umbes 10% ühiskonnast, näiteks nagu Financial Timesil Inglismaal. Aga kui tuua just seesama Financial Timesi näide, siis Financial Times on ka nüüd hakanud märgatavalt nagu julgemalt, mitte ainult käsitlema majandus- või poliitilisi teemasid, vaid tuua ka see kultuuri teema sisse. Ja me ütleme samas suunas, et meil esimesed sammud on tehtud, et me Äripäeva arvamuslehekülgedel oleme avanud siis essee rubriigi, kus me oleme nii-öelda palju nagu laiemaks läinud võrreldes enda jaoks nagu tavapäraste teemadega. Ja teine moment, et Äripäevast nagu töötades mõnikord on mul olnud nagu hea meel, et meil kunagi ei ole fookuses olnud meelelahutus. Ja me ei saa ka seda nagu võtta, sest meelelahutus väljaanded turul on niivõrd tugevad, et nendega konkureerimine kahjustaks meid majanduslikult. Aitäh. Aga erakapitalil põhinevatel ajalehtedel või väljaannetel kanalitel ongi kultuuri ja sealhulgas kõrgkultuuri teemat nagu selles mõttes ebaõiglaselt raske käsitleda võrreldes mõne muuga, näiteks siis minu poole spordiga. Et siin on nagu avaliku sektori rahaga on ehitatud üles suur süsteem, mis katab väga suure osa huviliste vajadustest juba ära. Et kui siin sama mahu ja aja näite pealt, et mina saan niimoodi aru umbes, et keskmiselt väle lugeja, kui ta loeb Sirbi kaanest kaaneni läbi, ainult silmadega, mitte kõva häälega, siis läheb tal umbes 5 tundi. Nii on.
et seda aega nõuda inimestelt on võib-olla siiski ühe lehe kohta natukene palju, et tal isegi nädalas see aeg oleks. Ja mina saan ka vähemasti oma toimetuses niimoodi aru, et me oleme enam-vähem, kuigi nõudmisi on, et kuulge, et kajastage seda veel, et pange siis mõni lehekülg juurde. Jah, põhimõtteliselt oleks see tehtav. Aga see ei anna nagu selles mõttes palju juurde, et inimesed jaksaks siis ikka lugeda sealt oma sama osa, mida ta niikuinii loeb. Et me saaksime võib-olla mingisuguse ühe katmata ala. No, muuseumid tavatsevad meil palju rääkida sellest, et nendel ei ole eraldi toimetajat ja vaat siis muuseumides toimub suur valdkond, ma ei tea, 3,5 miljonit muuseumi külastust, et nemad ei saa piisavalt regulaarset tagasisidet. No, mina olen neile soovitanud, et siis püüdke ajakiri teha. Ühe ajakirja tegemine esialgu nagu on muusika või vikerkaar ja nii edasi on lihtsam. Aga no siiamaani seda ei ole tehtud, aga jah, et mahtume kultuuris väga palju paisutada enam, ma arvan, ei saa. Aga kuna see kultuurielu ise sündmuste arvu poolest muutub kogu aeg rikkalikumaks, noh, kui lugeda, et ka raamatu väljaandmine on sündmuseks. Et kõike tuleb aina rohkem ja seetõttu me pretendeerime inimeste ajale, mida ei teki juurde samas mahus nagu me... Ma tegelikult ei pidanud silmas mahu suurendamist, vaid ma mõtlesin, et see fookus oleks nendel inimestel, kes on täna tõesti Eesti tipud, et need oleksid kogu aeg oma rahvale nähtavad. Aitäh. Kas ta ikka? Piret. Minul oleks ka Igor Rõõtule küsimus. See sama digimeedia. Et kas meediaettevõtete liit selle sama suunaga seoses on kaalunud ka võimalust, et kuidagi jõud kokku panna, et see digimeedia tarvitamise pakett oleks ühtne. Milles asi ma natuke seletan, et siin üle poole vist tõstsid käed, et kas on püsitellimus. Aasta tagasi ma oleks ka tõstnud käe nende hulgas. Aga mis mind isiklikult inimesena vihastab ja ma kahtlustan, et ma pole sugugi ainus, on see, et pidevalt need hinnad muutuvad. Pidevalt sa pead jälgima, sest neid meediamaju, kes neid digipakette sulle pakuvad erinevas koosseisus, on palju. Esiteks on see tüütu, teiseks kui alguses öeldakse, et hind on niisugune ja 3 kuu pärast on see naasugune ja aasta pärast on ta täpselt mitmekordne ja nii edasi. Et ühesõnaga, et kas selline variant on ka jutuks tulnud või mõeldav, et see sama meediaettevõtete liit tegeleks sellise inimeste elu lihtsustamisega ja samas tõmbaks tegelikult neid meedia digitellijaid juurde kokkuvõttes. Paraku Eesti konkurentsiseadus on selline, et kui meedialiit prooviks kooskõlastatult panna paika mingisugused ühtsed hinnad, siis ma kardan, et meid pandaks kõiki nagu vangi. Aga tõsi ta on, minu juures on käinud viimase poole aasta jooksul 3 startup ettevõtet, kes on tegelikult just sama asja peale mõelnud, et koondada nii-öelda kokku kõik need digitaalsed tellimused ja luua sealt sellised paketid, mis just nimelt lahendaksid selle peavalu, mis lugejatel on, mida te praegu kirjeldaksite. Et me ei tea, kuhu turg areneb, aga ma olen nagu päri, et ma usun, et mingisugused lahendused, kuidas inimestel see selgus, kuidas seda digitaalset tellimust saada, palju sellest õieti peab maksma, kuidas seda väärtust endani nagu viia, et see muutub nagu märgatavalt paremaks, turg ise reguleerib seda. Kütusettevõtjad siiamaani pole keegi vangi mõistnud, kuigi neil on üsna ühtne see hinnapoliitika. No, me ei tahaks proovida. Veel küsimusi? Kui ei, siis lähme edasi. Nagu ma aru sain, see, kuhu me läheme, võiks sisalduda siis sellest, et ajakirjandusettevõtted, kanalid, väljaanded võtavad ette ja puhastavad ennast niisugusest tarbetust ajakirjandusvõõrsest asjast. Ehk põhimõtteliselt käituksid niimoodi, nagu kunagi aastal 1926 ütles John Reed, BBC esimene peadirektor. Andke publikule seda, mida nad vajavad, mitte seda, mida nad tahavad. Sest kas ei ole mitte nii, et inimesed tegelikult osa sellest siiski tahavad? Seda, mida heaks ajakirjanduseks ei saa pidada või üldse ajakirjanduseks ei saa pidada. Idealistlikult võttes ma olen teiega nagu nõus, aga vaadata ikkagi realistlikult, see meediapilt on väga mitmekesine ja turg toimib ja meelelahutusel on kindlasti selles mõttes koht olemas. Et ma arvan, et suuremad tabloid väljaanded, nad reeglina ikkagi jäävadki selles mõttes reklaamitulude keskseks ja seal on väga oluliselt saada kätte need klikid.
aga ma arvan, et need tabloidväljaanded nii-öelda kaugenevad ajakirjandusest ja muutuvad meelelahutuseks. Probleem on natukene selles, et kui vaatame ka meil Eestis mõningaid tabloidväljaandeid, siis seal on sees ja sinna sisse on põimitud ja teinekord päris head ajakirjandust. Et ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga see on kohati nagu probleem. Aga kui nagu tulevikku vaadata või kus me näeme praegu nagu kasvavat turgu, siis see on tõesti nagu kvaliteedis. Et ma usun, et ka nii-öelda juhtivad era-uudisteportaalid, mis praegu on, et me lähitulevikus näeme seal tunduvalt vähem meelelahutust, tunduvalt vähem reklaami, tunduvalt rohkem kvaliteetset sisu ja me kindlasti näeme sellist turunduslikku aktiivsust ja tõusvaid hindasid digitaalsetel tellimustel. Kaarel? Jah, ma arvan, et see võib nii minna küll. Et tehke peske ennast puhtaks ja siis kõik läheb hästi. Nagu teie. Siis lubatakse seltskonda. Et no, ma ei saa väga ärbelda siin, eks ole, kes peab ikkagi äri tegema, sellel on oma teised tingimused. Minul on antud suurepärane turvaline seljatagune. No, ma usun, et Eesti riigis ei ole ei muud jõudu ega ka poliitilist jõudu, mis tuleks välja mõttega ja suudaks selle realiseerida. Et no, paneme näiteks, et ainult mingi 98 aastat on ilmunud või 97, paneme Loomingu kinni, et enam pole vaja, et või Akadeemia, et on 60-70 aastat vana ja nii edasi. Et ühesõnaga, et see positsioon, mis on väga turvaline meil kogu sellel kultuuriajakirjandusel. Ja see töötab selles mõttes hästi, et kui me võrdleme, ma ei tea, Läti või minu poolest Soomega või Rootsiga, et meil on kultuuriajakirjanduse olukord ikkagi väga hea, et teda on palju ja inimesed tahavad seda teha ja ta angažeerib või ütleme, paneb inimesi ennast avaldama ka väljaspoolt otse neid kunstide valdkondi. No, ma arvan, et viimase 10 aasta jooksul on näiteks, ütleme, niisugused teaduskogukonna või akadeemia inimesed on palju rohkem hakanud kirjutama, kui nad seda tegid. Et selleks on võimalusi, neid avaldatakse, nad on kätte saadud ka sealt oma vandlitornidest, et kus nad muidu kirjutasid ainult indekseeritavaid artikleid. Et selles mõttes pilt on mitmekesistunud ja paranenud ja seda saab ainult juurde kasvatada. Aga Eesti väike turg on põhimõtteliselt siiski probleem ju selles, et ei saa vist väga puhtaks ennast pesta täies ulatuses. Näiteks meil on 2 suurt päevalehte, nädalalehed ja nad peavad täitma ära kõik rollid. Pakkuma parempoolsed, vasakpoolsed, poliitilised suunad peavad pakkuma, vähemused, tegelikult peavad, sõltumata sellest, et neil pole selliseid ülesandeid. Ma üldse ei ole nõus. Ma arvan, et Eesti turg, kui sa vaatad seda ajakirjandust, mis meil on olnud 30 aasta jooksul, on ülimalt dünaamiline. Meil on ta olnud mitmekesine, täitnud nagu erinevaid rolle ja see tuleb reljeefselt välja, kui sa võrdled. Kui sa võrdled, mis on näiteks selle sama perioodi jooksul meiega väga lähedases Lätis toimunud. Kui sa võrdled, mis mul oli pool aastat tagasi, rääkisin pikalt Ungari ajakirjanikega. Et ma arvan, et meil tasub nagu uhke olla, mida meie nagu ühiskond on nagu selles meediatarbimises nagu loonud. Et me tõesti väga sarnaneme Põhjamaadele, mis on maailma tipus. Et ma kindlasti siin nagu tohka pähe raputaks. Seda on isegi hea kuulda. Kas Lätil on kommentaare? No aga ikkagi, isegi kui Ühendkuningriigi, vabandust, kui ma ei näinudki. Ei ole hullu. Kui Ühendkuningriigis eelmisel aastal peeti vajalikuks, eks ole, tellida valitsusele raport ajakirjanduse olukorrast või probleemidest ja kus oli siis ka põhiline 2 soovitust, et esiteks, et tuleb avalike vahenditega toetada uuriva ajakirjanduse projekte ja teiseks, eks ole, seda avaliku huvi uudist. Et väga lihtne. Meie väiksel turul on siis järelikult see sama vajadus olemas ja see tuleb lihtsalt, see raha selle toetamiseks tuleb võtta sealt, kus seda on, eks ole. Kõige rohkem raha on kellel? Valitsusel. Sealt tulebki võtta. Ja kindlustada see mehhanismi sellisena, et andja ei tunne, et see on tema mingisugune isiklik annetus ja et ta saab selle eest midagi vastu. See, mille ta vastu saab, ongi see kvaliteetne ajakirjandus, kvaliteetsed uurimisprojektid ja nii edasi. Ja seda kõik on võimalik teha, aga sellisel juhul, ütleme näiteks, kui on Kultuurkapitalis on uuriva ajakirjanduse projektideks, on võimalik raha taotleda. Ütleme näiteks, et aasta jooksul teed midagi, et oled aasta vaba uuriv. Sellisel juhul sul ajakirjanikuna on ju üsna ükskõik, et millises väljaandes sa selle lõpuks oma tulemuse avaldad. Kusjuures see on üks põhilisemaid argumente selle vastu olnud. Aga kus nad seda avaldavad?
kes seda hakkab avaldama, kui seda teeb keegi, kes ei ole konkreetselt selle toimetuse liige? Kui on tõeliselt hea materjal, ma arvan, iga väljaanne võtab välja. Selle peale läheb võistlemiseks. Peaasi, et see toode on hea, eks ole, mis sealt tuleb. Ja, meil on selles mõttes väga ühine arvamus. Pille. Et te võrdlesite korraks Põhjamaadega, eks ma ei tea, ma ei ole nüüd viimased paar aastat võib-olla nii kursis, aga Helsingi Sanomates on igal kultuurile päris suur osa pühendatud, siis täna ikkagi, kui me räägime meie suurtest Postimehest või Õhtulehest või kas või Teie lehest, siis loomulikult kultuurile on seal ainult üks väga-väga väikene osa pühendatud. Ma ei tea, Postimehest nägin, olid väga suured kultuuriküljed just viimati, kui ma seda paberlehte sirvisin. See on võib-olla sellest, et kultuuriinimesed tahaks, et alati oleks ainult veel rohkem. Aga kõik muu peab sinna ära mahtuma ja nagu ma ütlesin, igal asjal on siiski tegelikult piirid. Küsimus on selles, et paberlehte saab paisutada. Ma täna hommikul lugesin kokku tänastes Postimehes ja Eesti Päevalehes, et palju siis sisukülgi on. Postimehes said ma nii ümardatult peaaegu 20 sisukülge ja Päevalehes 11-12 umbes. Et kui nüüd mõelda, et mitu valdkonda on, mida sellele väiksele lehekülgede mahule peab ära panema, et ega siis midagi ei ole teha. Ega ei saagi kultuurile rohkem kui 1-2 lehekülge sealt anda iga päev. Ja summaarselt on seda siis nädala jooksul loomulikult tunduvalt vähem kui näiteks Sirbi. Et mina ise paljuski usun, jah, ma olen nõus, kõrgkultuur, seda tõenäoliselt tasub ennast kunagi ära, et siin peab riik kindlasti sekkuma. Aga nagu laiemalt teie küsimustele vastates, siis mina ütleksin, et kui on piisav hulk inimesi, kes tahavad neid kultuuriuudiseid lugeda või sellised materjali, küll see materjal siis ka nagu tekib. Kust te selle teada saate, et nad tahavad? Me oleme erameediaettevõte, millega me kogu aeg tegeleme, et me selgitame välja, missugune on meie auditooriumi vajadus, mis laadi informatsiooni nad tahavad, millist peavalu me saaksime nagu lahendada. Et sellest sõltub meie kui nagu ettevõtte edukus. Kui me suudame seda nagu rahuldada, siis me sellega tulemuse saavutame. Ja kui me oma küsitlustes hakkame nägema, et Eesti ettevõtjatel tekib süvenev kultuuri huvi, siis küll me siis sellesse investeerime. Ja me natukene seda näeme ja natukene ka investeerime. Mul oleks ka üks küsimus, et siiski nagu... Reet, äkki tutvustaks ennast? Minu nimi on Reet Kudu. Ja küsimus on selline, miks Sirp on kaotanud täielikult oma selle tähenduse, mis ta oli nõukogude ajal. Sest praegu oli ka näiteks Svetlana Aleksijevitš oli oma näidendiga siin, et on punainimese lõpp ja see annaks nagu sellise lootuse, et nüüd on tekkinud suur kultuuriinimene. Ja meil on ju põhiseaduses ka punkt, et Eesti kultuur ja kirjandus, et kuidas siis selline vastuolu, et praegu on väga palju häid tegijaid, väga palju häid kirjutajaid ja sellegi poolest on Sirp kaotanud täiesti oma tähenduse ja kusjuures Postimees on suutnud selle säilitada. Ja ühesõnaga Tartu Leht edasi, kes on nüüd Postimees, nemad on siiski nagu omal tasemel. Sellega võib vaielda. Aga Sirp on absoluutselt kuristikus ja sealjuures väga rahulise endaga ja kiidab ennast. Milles see kuristikus olemine küll seisneb, sellest ma ei saanud päris täpselt nüüd sellest analüüsist aru. Küsimus on selles, et miks pärast tal pole enam sellist tähendust, nagu ta oli nõukogude ajal, et miks ta on nagu täiesti nurgatagune leht? Ma ei julgeks nagu lugejaskonda kokku lüües sugugi öelda, et me oleme väga nurga taga. Ja Sirbi tellijaskond on viimased 15 aastat püsinud väga stabiilne ja veebis lugejaid, kuna see on veel kõige lisaks tasuta, tuleb kogu aeg juurde, see arv kasvab, nii et ma ei tahaks sellega kuidagi esiteks nõustuda. Teiseks muidugi on probleem see, et kui tuua üksiknäiteid, et aga see jäi kajastamata, kõik me leiame väga palju seda, mis jääb kajastamata, aga see tuleb sellest samast, mis ma siin ka enne juba mitu korda ütlesin, et Eesti kultuurielus, lihtsalt ka kõrgkultuurielus toimub nii palju rohkem kui kunagi varem. Et me heal juhul suudame Sirbis ära kajastada 20, hea õnne korral 10 ainuüksi puhtalt kunstisündmustest, kui me oleme professionaalsete kunstide ala, pluss veel muud teemad ühiskonnas, mis oleks oluliselt kajastada.
nii et midagi ei ole teha, see toimetuses valikuotsuste tegemine on muutunud väga palju keerulisemaks, kui see oli sellel imelisel nõukogude ajal, kus sündmusi oli vähe ja oli vähe ka viise, kuidas sellest üldse saab kirjutada. Nii et ma arvan, et praegu saab inimene mahulises mõttes umbes 10 korda rohkem sirvist tagasi, kui ta sai 80ndatel aastatel. Jüri Aasalu, senikaua kui mikrofon temani jõuab, ma ütleks veel nii palju, et nõukogude ajal kultuur oli see, kus sai öelda palju rohkem kui mõneski muus osas ajakirjandusest, nii et pole ka mingi ime, et positsioon oli teistsugune. Jüri Aasalu. Proua Tiikmaa, te ütlesite, et Eestis on 2 suurt päevalehte. Palun, kas te täpsustaks, milliseid te mõtlesite selle 2 all? 2 suure meediamaja väljaanded, Eesti Päevaleht ja Postimees. Kas te ei ole märganud, et Õhtulehes on viimastel aegadel tendentse, mis annaks teda vast ehk alust ka nimetada kolmikusse? Ja kindlasti ta tõuseb sinna. Aitäh. Näeks tal ju mitu aastat ongi juba kõige suurem trükiarv, nii et... Seda ka. Jätkame siis niisuguse küsimusega, enne kui lõpetame. Ma tahaks korraks veel puudutada seda ajakirjanduslaadset maailma. Ehk et kui te vaatate, kuidas nüüd sotsiaalmeedias, mida mina isiklikult, nagu ma ütlesin, päriselt meediaks ei pea, jagatakse aeg-ajalt mingisuguseid artikleid, asju, mida nimetatakse ajakirjanduseks. Aga mis aeg-ajalt paiknevad täiesti mitte ajakirjanduslikes kanalites, aga talle lihtsalt pannakse külge silt ajakirjandus, mis iseenesest tahes tahtmata mõjutab seda mainet, mis on päris ajakirjandusel. Kuidas me ennast selle vastu saaksime kaitsta, kes me oleme nagu päris ajakirjanduses? Et ma arvan, see probleem on olemas küll. Ma olin Delfi toimetuses, ma arvan, käin seal konkurentide juures ja korra sinna sattusin, seal oli selline suur tabloo, mis näitas antud ajahetkel, missugused nagu meediakajastused sotsiaalmeedias kõige rohkem tsiteeritavad. Esimesel kohal oli Delfi, 4. kohal oli ka Delfi, aga pakuge, millised meediatooted olid 2. ja 3. kohal. Kas ta oli eesti keeles? Eesti keeles. Uued uudised? Uued uudised ja Objektiiv. Mul oli see üllatus, mina mõtlesin, et nad on täiesti nagu marginaalsed asjad. Et seal on jah probleem ja probleem täpselt samasugune, et need uued uudised ja Objektiiv, ma arvan, tehakse seda nagu päris hästi, aga minu jaoks vähemalt ei vasta nagu ajakirjanduse tunnusele just sellepärast, et nendes mõlemast nagu välja andes proovitakse serveerida mingisuguse ühe grupi tõde või huvisid, üldiste huvide pähe ja võib-olla nagu selline vaade, et kui nad proovivad nagu vastu vaielda, siis katsuge ette kujutada, et mida peaks näiteks sotsiaaldemokraadid või Reformierakond tegema sellist, et nad saaksid uutes uudistest natukenegi positiivset vastu, aga ilmselt on see täiesti nagu võimatu. Aga kui nagu küsida paljude lihtinimeste käest, siis ma arvan, nad ei tee vahet. Aga see ongi see küsimus. Ja ma arvan, et siin on nagu suur töö ees. Suur töö on nii meediale ennast selgitada, aga mulle väga nagu meeldis, kui tegelikult maast madalast inimestel võiks tekkida juba koolis, miks mitte kodus, lihtsalt nagu õpetus, mismoodi seda meediat täiesti tarbida. See ei ole tänapäeval enam nii lihtne iseenesest mõistetav. Alustada saab väiksematest asjadest, toimetuse ja töökorralduslikest küsimustest. Näiteks võiks algajale reporterile kohe selgeks teha selle, et sotsiaalmeedias, mis tahes Facebookides või mujal ilmunu, kellegi poolt postitatu ei ole allikas ja see ei ole uudisväärtuslik asi, mis seal tekib. Ja seni kuni sealt võetakse, seni kuni teemasid ja inspiratsiooni saadakse sotsiaalmeedias, massiliselt minu meelest. Ja eriti kui me vaatame ka niisugust poliitilise kihi uudist, kelle tahes postitus jälle võimendub vähemasti online meedias üles ja siis jõuab seal paremad palad jõuavad veel paberile ka. Et see on ju täiesti ennasthävituslik käitumine, peale selle tehakse kahju nendele tavaliselt kõrgemas keskehas öistele meestele, kes siis ei saa magada, ei puhka ennast välja, teevad ka päeval metsikusi selle tõttu, et nad on öösel seal sotsiaalmeedias olnud. Nimesid nimetamata, aga kõik teavad toimetustes, kes seal öösiti mäletsevad. Nii et ühesõnaga, et mingisugune sisemine töökorraldus või mingi printsiip, mille alusel sa üldse esitad endale küsimuse, et mis on uudis, millal uudis, eks ole, kõiki neid küsimusi esitad endale ja siis leiad, et tuleb mujalt kaevata.
et ei saa võtta enda tegevuse aluseks seda, mida ühelt poolt see hullunud ühiskond sulle sotsiaalmeedia kaudu sisse söödab justkui toormaterjalina ja teiselt poolt, mida siis võim või noh, ka vahet pole siis kas poliitiline võim või majanduslik võim oma suhtekorralduskontorite kaudu sulle topib, eks ole, pressiteadete ja muus vormis, mis online meedias kahjuks ka nendes põhilistes meediamajade portaalides, eks ole, ülitihti üks ühele üles pannakse just nagu see oleks uudis või ajakirjanduslik toode. Et ma selles mõttes väga solidaarne Kaareliga, et põhiline, mida me saame ikkagi teha, me saame seda teha ise. Ja tõsi ta on, et see, mis oli hea uudis 20 aastat tagasi, võib täna olla nagu üsna keskpärane. Et ma olen selle tehniliselt sõnastanud selle enda jaoks, me toimetuse sees me oleme arutanud, et need Pulitzeri 7 kriteeriumit uudise loomisel on jätkuvalt nagu olulised. Aga sellest nagu üksi ei piisa. Võib-olla paar lihtsat asja, et kui sa ajakirjanik on oled uudise valmis kirjutanud, need kriteeriumid on seal olemas, aga esitan talle nagu 2 küsimust. Et kas sinu lugu annab vastuse, miks see asi juhtus? Kas sinu lugu annab vastuse küsimusele, kuidas see lugejad puudutab? Veel parem, kui sa saad öelda adekvaatselt, mis edasi hakkab juhtuma. Et kui sul nendele lihtsatele küsimustele nagu vastust ei ole, siis sinu lugu tänapäeva nõudlikus maailmas ehk ei ole enam piisav. Kas ma võiks nüüd lõpetuseks paluda, et kumbki teist nimetaks, no ütleme 3 sammu, mida me peaksime tegema, see võib ka kokkuvõtteks olla sellest, mis juba sai räägitud, mitte täiesti uudsed sammud. Kuidas me siis kaitseme oma ajakirjandust selle eest, et ta ei muutuks surnuks, sest et üks inimene, keda ma palusin samamoodi siia esinema, ütles, aga mis me sellest surnust ikka räägime? Mina arvan, et kui lugeda Otto-Pihvi Masingu ajalehte niisuguseks püsiva ajakirjanduse alguseks järgmisel aastal täitub, eks ole, 200 aastat on põhjust tervel Eesti ajakirjandusel suurt juubelit pidada. Et sellest ajast nagu olulisi muutusi ei ole olnud ja minu meelest, kui seda sama teha valgustuslikus osakonnas, mida Masing tegi, et siis läheb kõik hästi. Minu lemmiknäide on seal ikka see, kuidas Masing õpetas talupoegi, kes ta oma lugejate hulgas ju ka oli lisaks linnarahvale, et ärge pange endale ise rõugeid, et on küll õudne lugu see, et ühe kopika peab maksma, kui arsti kutsud ja siis tema paneb, aga kui te ise lähete oma lehma kallale ja üritate sealt mäda saada ja siis ennast ise süstite, et siis surete ära. Ja praegu me näeme, et see probleem on uuel kujul on täpselt samasugune ühiskonnas. On ikka neid inimesi, kes tahavad endale arsti juurde pöördumise asemel ise midagi sisse süüa või juua ja nii edasi. Ehk siis samamoodi peab neid õpetama ja manitsema, et elu paremaks läheks. Minul on selline üks hästi praktiline soovitus teile kõigile. Et kui te tahate, et Eesti ajakirjandus oleks tugev, siis lähema 5 aasta jooksul on hästi kriitiline, kui hästi Eesti ajakirjandus suudab müüa digitaalseid tellimusi. Kui palju see lugeja avalikkus on valmis kinni maksma kvaliteetset nagu ajakirjandust. Kui mida suurem see valmisolek on, seda rohkem tekib turul ajakirjanike töökohti, seda kõrgemad on nende palgad, seda kõrgem on sotsiaalne prestiiž. Et praegu on see murdekoht, kus te isikliku eeskujuna tellides digitaalset tellimust, selgitades, miks see on oluline, tehes nagu sellele propagandalt, aitate kaasa lähema 5 aasta jooksul, milliseks Eesti ajakirjandus võiks kujuneda. Minu meelest võiks ka esiteks ajakirjandus olla tükk maad kallim, kui ta praegu on ja siis muidugi loomulikult siis, kui inimene selle raha juba maksab, et siis ta sealt nõuab ka endale paremat kvaliteeti, aga kui seda peab kuskil ühiskonnas õigustama, siis minu meelest tuleb seda asja vaadata niimoodi ajakulu seisukohalt, et kui 2 tundi teatrimajas või kontserdimajas või 2 tundi ühe raamatuga, me peame endast mõistetavaks, et see maksab 15-20 eurot, siis 2 tundi ajalehega millegi pärast peab, kus sa saad võib-olla sama suure elamuse või ideaalis saad, et millegi pärast peab 10 korda odavam olema või 20 korda, ei pea. Et hea asi ongi kallis. Üks näide, et müüsin vandeadvokaat Jüri Raidlale Äripäeva tellimust, minu tellimus on 25 eurot kuus. Tema esimene reaktsioon oli ka, et kallis. Ta on Eesti rikkamate inimeste hulka kuuleb. Ja siis ma nagu argumenteerisin vastu.
et me oleme 25 eurot kuus, Jüri, ja sinu advokaadi töötund on 150 eurot. Et kui sa pead Äripäevast saama nii palju kasulikku informatsiooni, et sa hoiad oma kasulikust ajast kokku 1,5 minutit ja sul on kulud tasa. Seda argumentatsiooni peale hakkas ta naerma ja tegi tellimuse ära. Seda oleks tõenäoliselt saanud veel ka jagada kuude peale, et palju see kuu lõikes tuleb ka suhteliselt. Meeletult efektiivne, et saada kvaliteetset informatsiooni, see toob igale inimesele kuhjaga tagasi, muudab tema elukvaliteeti, sissetulekud ja nii edasi. Ja peale selle Raidla töötund on kõrgem kui 150, nii et võetada. Ühtegi ilma mikrofonita asja ei kuule õnneks need, kes tõlget kuulavad, nii et. Ja kui tohib, siis ühe ülesande ma püstitaksin veel, et mis on väike ja lihtne, aga kuna Meediaettevõtete Liidul on see siiamaani tegemata, siis mina olen pidanud oma kõrval tegevusalal, milleks on parteide raha kokkulugemine, olen pidanud 7 aasta jooksul väga palju tunde veetma kohtusaalides, kus munitsipaaltegelased tõestavad kohtunikule, et nemad teevad seal oma kontorites vaba ajakirjandust. Ja mina jälle olen selgitanud neile, et see, mis toimub ametkondliku tegevuse liinis, ei saa olla vaba ajakirjandus ja need väljaanded, mida need niinimetatud munitsipaallehed ei saa kuidagi olla vaba ajakirjandus. Kohtud on siiamaani kõik minuga nõustunud ja eks nüüd lähikuudel tuleb selle kohta ka üks Riigikohtu lahend, aga ikkagi. Ühesõnaga, see võib-olla on paar protsendikest turust ainult, ka sealhulgas reklaamist, aga informatsiooniline pildisolkimine, mis toimub nende väljaannete kaudu, on minu meelest Eesti meedia üldpildile halb ja selle tõttu peaks midagi kollektiivselt tegema ja nii resoluutselt, et need poed sellisel kujul kinni pandaks. Munitsipaalmeedia ja kohtupraktikad on veel omad 2 teemat, millest tõenäoliselt saaks teha ja võib-olla tulebki teha veel arutlusringe. Aga hetkel, kui rohkem küsimusi ei ole, ma lubaksin teid 2 vabaks, et võtta järgmised 2 ette.